On hea, kui on käeulatuses tops, millest vajadusel jooki rüübata, aga seesama tops ja loendamatu hulk taldrikuid, nuge ja kahvleid muutuvad prügiks samal hetkel, kui sa need käest paned. See tähendab seda, et tema kasutusaeg on võib-olla ainult 2 minutit, aga looduses lagunemise aeg üle 20 aasta. Võib-olla peaks midagi paremat välja mõtlema. Parim prügi on ikka see, mida ei tekkinudki, nii et ükski nõu ei peaks üldse kuskil lagunema, vaid olema kasutuses korduvalt ja jälle uuesti. Siin on 2 erinevat moldi, siin on erineva mahutavusega topsid, erineva eesmärgiga väike viinapits ja veinipokaal, aga teoreetiliselt on ju nende anumate sortiment lõputu. Me olemegi selle valiku teinud täna selle põhjal, mida tegelikult ürituse korraldajad ja näiteks nende müügipunktid vajavad. Tulevikus peaks seda valikut siin laiendama, näiteks noad või kahvlid on siit puudu. Aga kuidas sa jõudsid sellise asjani, et sa oma üritustel korraldad niimoodi asjad, et sa kasutatakse korduvkasutatavaid nõusid? Kuidas see sulle üldse pähe tuli ühel päeval? Ma arvan, et siin on nagu mitu niisugust aspekti, et üks asi kindlasti on see, et suurem ürituse korral sa näed palju mingisugust prügi nagu tekib pärast üritust ja ega see tegelikult väga meeldiv ei ole ja korraldajale on ka lisakulu, et kõik see jäätmekäitlus ja kõik see sinna juurde, eks. Lisaks, kui see üritust korraldad ikkagi sellises kohas, kus ütleme tavaliselt üritust võib-olla ei korraldata, kas see on vabas õhus või mingisuguses muus kohas, siis kuidas ma ütlen, see ühekordne tops, ega ta väga seksikas ei ole. Et ma arvan, et need on 2 niisugust põhiasja, mis nagu on pannud nagu panditopsi kasutama erinevatel üritustel. Pandipakendi lahendusega on kogu Eestis 2 aasta jooksul ära hoitud juba vähemalt 365 000 nõu prügiks muutumine. Ja statistika näitab teisigi toredaid numbreid. Näiteks Paides Arvamusfestivalil suudeti korduvkasutatavate nõude abil vähendada prügiteket lausa poole võrra. Kogu möödunud suve jooksul jäi üle Eesti tekkimata 4 tonni jagu jäätmeid. Et see, et üritustel peab tekkima mingisugune prügi, et see on ajalugu, et selle mõtteviisi me võiksime saata nagu ajaloo prügikasti. Ja kui kaua selline tops vastu peab siis? No mitu tsüklit? Tootjad ütlevad meile, et 100–500 pesu korda. Nii et jah, võrreldes sellega, et sul on võib-olla kasutusel üritusel see ühekordne tops, eks ole, mida sa kasutad kuskil 15 minutit ja viskad seejärel ära, siis selle keskkonnahoidlikkus ikka on märksa suurem. Mis takistab mul seda ära viskamast? Üritusel, kui sa lähed ostma endale mingisugust jooki, siis sa maksad selle topsi eest tagatisraha. Ehk siis ta maksab 2 eurot ja kui sa oled nüüd keskkonnahoidlik ja hoolid oma raha, siis sa lähed tagastad sinna müügipunkti, kus sa ostsid või üritusel olevasse tagastuspunkti ja saad oma raha täies ulatuses tagasi. Lihtne ja võimas pesumasin teeb nõude uuesti ringlusse saatmise õige lihtsaks, kui ainult jõuad kiiresti lindile laadida. Tunnis saab puhtaks 3200 topsi või 750 pokaali. Teeme siit välja. Ja siis põhimõtteliselt hakkab ükshaaval niimoodi ladumine siia pihta. Mina ei ole ka väga vilunud, et meil on siin pesijad, neiud ja poisid, kes on väga kiired. Aga nüüd tulebki anda selle masinale ainult nii kiiresti hagu peale, kui jaksada. Et need topsid siis äsja läbisid siin selle eelleotuse või loputuse. Siin faasis nad lähevad põhipesusse, järelloputus toimub seal 3. kastis, seal faasis ja siis juba kogu kuivatus, mis on juba 94 kraadi juures selleks, et mitte ükski veepiiske jääks näiteks siia topsi peale, et oleks ilus esinduslik sellest juua. Ikka päris palju vett kulub kokkuvõttes ju. Tegelikult see vesi, mis seal 3. faasis kõrtutatakse, liigub ju tagasi esimesse, nii et ka see vesi on siin ringluses. Et see tundub küll, et võib-olla veekulu on väga suur, aga tegelikult ei ole. Aga nüüd oletame, et tegemist on kuuma suvepäevaga, nagu näiteks läinud suvi oli. Kasutatud topside kast on jäänud päikese kätte sinna seisma või taldrikute või ma ei tea, mis asjade, mis anumate, kust on söödud näiteks, ma ei tea, grillliha või mingit kartulisalatit. See on nüüd jäänud sinna päikese kätte 12 tunniks. Et seal ikkagi juba, ütleme, hakkavad bakterid elama päris
päris võimsalt hakkavad vohama seal. Et kas see masin saab neist ka jagu või kuidas? Jaa, ikka saab, jah. Kuivab ju kinni see toidujääde sinna. Sinu mõte on väga hea ja küsimus väga õige, et meie praktika näitab seda, et kui see tops või kauss jõuab siia pessu kuskil 42–72 tunni jooksul, siis seal ei teki mitte mingisugust elu. Aga kui juba on pikemalt päikese käes, siis tõesti võib seal juba tekkida võib-olla kerge selline halitus. Aga meie eesmärk ongi saada need topsid pessu võimalikult kiiresti. Ja kuidas me saame olla kindla topside hügieenilisuses, et me teeme nendele teste luminomeetriga ja seal me siis tuvastame, kas see pesu kvaliteet on nõutud tingimustel või levelil või mitte. Ma võtan ühe topsi siit, mis on läbi käinud sealt aparaadist nüüd ja kuidas sa nüüd siis selle pulgaga siis seda puhtust mõõdad. Mul silma järgi tundub, et päris puhas on. Iga viimse kui topsi testimine poleks mõistlik, aga pisteline kontroll näitab pesukorra kvaliteedi hästi ära. Sellele ma siis umbes 10 sentimeetri ulatuses kuskilt siit pinnalt valin selle osa, kus ma siis teen ja igalt poolt selle vatitiku otsa sellega kokku määrin. Siis topin ta siia tagasi ja murran ära selle nii-öelda korgi siit pealt, et see vedelik jookseks kõik siia testi juurde. Raputan seda natuke aega ja siis läheb ta juba siia masinasse sisse ja umbes 10 sekundiga siis tulebki see test. Näitab, et on läbinud testi ja tulemus on väga hea. 0 RLU, mis see tähendab siis? See näitabki siis selle hügieeni piirmäära, et ERLU-d on 0–30 on siis nii-öelda see roheline. Kui sealt üle 30–60 on siis see kollane tsoon, ehk siis peab vaatama hakkama, kas äkki pesuaine vajab suuremat doseerimist, kõik selline. Või siis, ja kui on üle 60, nagu siit näidatud juba on, et siis on midagi väga pahasti, et siis tuleb uuesti need pesta. Et siis see on testitud ja need saavad siis minna meil siia lattu. Ladu kõrgub laeni ja oma missioonile mineku aega ootab enam kui 300 000 toiduanumat. See tähendab, et Eestis ei ole ilmselt olemas suurüritust, kus neist võiks puudu jääda. Siin on nagu loogika ka näiteks loendamise kontekstis, et siin kastis on 207 topsi. Me teame täpselt, palju mahub siia ühte virna ja mitu siis virna läheb ühte kasti. Ja ürituste korraldajate jaoks või müügipunktide jaoks me sulgeme siis selle nende nimelise sulguriga. Sealt täpselt teavad ka, et kust või kellele midagi tuli, sest et meil teinekord võib olla näiteks suuri festivale, kus meil on võib-olla seal 10 või 20 juriidilist keha veel, erinevaid müügipunkti ja me peame kõik eristama. Kas see esimene kord on ka meeles, kui sa kasutasid korduvalt kasutatavaid nõusid, et kas olid mingisuguseid kõhklusi ja kahtlusi ka sellise asja suhtes? Ei, mingid kõhklusid otseselt ei olnud, aga mis me esimese ürituse ajal aru saime, oli see, et inimesed päris täpselt aru ei saanud, et see tegelikult tähendab seda, et me küsime ju 2 või 3 eurot on ju panti selle topsi eest, kui ta üritusel on, et siis võib-olla see niuke töö juures seal, et kõik baaridaamid pidid seda selgitama, et näed, et kui te toote selle tagasi, sa saate oma raha tagasi, aga täna ma arvan, et nüüd need 2 aastat, mis siin suht hullult on seda kasutatud, on ja baaridaamid ikkagi alati ütlevad seda, et see on panditops, siis juba kõik on tavaliselt niimoodi, et jah, me teame küll, mis see on. Nüüd ma siis joon selle tühjaks õlust ja nüüd ma siis panen tasku selle, sest et ma tahan ju varsti jälle õlut juua. No see on jah, külastajate enda valik tihti peale, et kas nad soovivad selle näiteks kohe tagastada, aga eriti just veinifestivalid oleme näinud, et inimene võtabki selle pokaali ja ta isegi ei too seda vahepeal tagasi tagastuspunkti, vaid ta kasutab terve ürituse vältel. Kui kaua selline plastikust läikiv ilus klaas, et mitu tsüklit see nüüd tõesti kannatab seal masinas uhada ja kasti tagasi käte vahel ja nii, kaua ta on selline, ütleme, ilus ja meeldiv püsib? Ja ma lõpuni tegelikult selle pokaali puhul sulle numbrit täna öelda ei saagi, et kuna me alles alustasime selle teenusega ja me oleme võib-olla käinud nendega läbi siin 10-15 pesutsüklit. No tootjad ütlevad, et võib-olla jääb sinna kuskil 100 juurde, aga pokaalide puhul jah, see kriipimise ja kraapsu tekkimise oht sellele pokaalile on märksa suurem
ja võib-olla me peame selle natukene varem ringlusest ära korjama, aga eks see nüüd selgub siis lähiaastatel, et kuidas see praktika tuleb. Üleskutse ka, et isegi kui sellel veinipokaalil või mis tahes pokaalil, smuutipokaalil on väike mingisugune võib-olla kulumisjälg nagu peal, et me ei pea sellepärast seda ju ringlusest ära võtma, et kui me näeme, et festivali külastajad taluvad seda väikest kriipsu ja kraapsu ja ei kaeva selle peale, siis me hoiame neid ka pikemalt ringlusel, et tegelikult see ei muuda ju selle tõttu selle joogi maitset. Aga selle eest saab olla meie loodus ja keskkond puhtama. Ja siis hiljem saab selle sama asja nagu uuesti üles sulatada ja samaks asjaks teha või? Veinipokaali puhul kasutatakse litraani, et see nüüd nii lihtne ei ole. Aga küll aga nende teiste topside puhul, mis me vaatasime, on küll ringlusse võtmise võimalus, et me saame selle suunata siis uueks topsiks taaskord.